Tere kuulama, uudistega eetris Rohkede Pelak. Suuremad poeketid avavad kevadel kauplustes eraldi nostalgiaosakonnad, kus hinnad on sellised, nagu need olid aastal 2008. Osakonda pääseb sissepääsu pileti alusel, täiskasvanu pilet maksab 30 eurot ja külastusaeg on piiratud 15 minutiga, et vältida liigset hinnastressi. Poekettide kõneisiku sõnul ei ole tegemist sooduskampaaniatega, vaid emotsionaalse teenusega. Inimene saab korraks kogeda aega, mil hakkliha maksis vähem kui 2 eurot. See aitab tänaste hindadega psühholoogiliselt paremini toime tulla, tooteid osta ei saa, neid võib vaadata. Lisaks avatakse peagi ka tuleviku osakond, kus hinnad on aastast 2030. Majandusekspertide sõnul aitab see omakorda inimestel mõista, et praegu on tegelikult hindade osas asjad veel päris hästi. Ja veel rahast. Rahandusministeerium on välja töötamas negatiivse emotsiooni maksu, mille eesmärk on vähendada stressist tulenevaid kulusid riigieelarvele. Ametnike hinnangul on krooniline paha meel kulukas, kuna stressis inimene on haigustele vastuvõtlikum ja kasutab sagedamini tervishoiuteenuseid. Maksu jõustumiseks plaanitakse rajada üleriigiline näotuvastuskaamerate võrk, mis tuvastab avalikus ruumis kulmukortsutusi, silmade pööritamist, sügavaid ohkeid ja tõsiseid grimasse. Süsteem liigitab pahameele 3 kategooriasse: pahameel valitsuse vastu, pahameel tööandja vastu, kodune pahameel. Rahandusministeeriumi sõnul maksustatakse eelkõige riigisuunaline rahulolematus, kuna see mõjutab otseselt riigi mainet. Kodune pahameel jääb esialgu kohaliku omavalitsuse haldusalasse. Tuvastatud isikule saadetakse maksuteade automaatselt koos soovitusega säilitada positiivsem hoiak. Riigieelarve prognoosi kohaselt peaks meede tooma juba esimesel aastal märkimisväärset tulu, kuna peale seda uudist rahul olevaid inimesi statistiliselt enam ei esine. Ja laiemalt, kliima soojenemise üheks põhjuseks võib olla üha suurenev inimeste hulk, kes on peast soojad, leiab värske oma peaga mõtlejate liidu tellitud uuring. Uuringusse ei kaasatud seekord katseliselt erialateadlasi ega teadlasi ka laiemalt, sest nende arvamus on alati olnud ühesugune ja ikka samade jutupunktide kordamine. Veel tõi uuring välja, et mida rohkem on inimesel haridust ja teadmisi laiemalt, seda soojem ta peast on ja seda enam on ta kindel kliima soojenemises kui protsessis. Inimese aju kulutab 1/3 kogu organismi energiast ja pidevalt töötava aju energiaga varustamisele kulub suur hulk loodusressurssi. Kliima soojenemisest rääkijad on kahepalgelised, koguvad järjest teadmisi, kasutavad järjest enam oma aju, kulutavad sellele üha rohkem energiat ja soojendavad oma sooja peaga üha enam kogu planeeti. Tegelikke samme planeedi päästmiseks astuvad igapäevaselt hoopis inimesed, kes on suuri ressursse raiskava aju kasutamise sisuliselt lõpetanud ja võivad puhta südametunnistusega elada, märgitakse uuringu kokkuvõtteks. Ja lõpetuseks teaduse vallast. Valitsus saadab koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga maa lähedasele orbiidile uurimissatelliidi Huvi 2, mis peaks koguma andmeid ja leidma vastuseid küsimusele, miks inimesed Eestis maal elada tahavad. Maaelule on seotud palju piiranguid ja kitsendusi ning probleeme on maal elamise juures palju, sellele vaatamata elatakse seal kõige kiuste ikka edasi. Uurimisjaam lendab maale väga lähedasel orbiidil, võtab pinnasest ja isenditelt proove ja analüüsib neid. Esimesed andmed peaksid käes olema juba 2 nädala pärast. Eetris olid uudised.